Ma nüüd rikun iseenda reegleid. Mul on siin kaameras alles Margaret Riveli klipid ja ma alustasin juba uue videoga. Me tulime nüüd paar päeva tagasi, millal me jõudsime Margaretist? Üleeile. Ja eile oli siis Austraalia päev, public holiday, siis pühad ja Karlil oli vaba päev. Nii et me kodus vaikselt pakkisime ennast lahti Margaret Riverist, siis valmistusime uueks nädalaks. Ja see nädal tuleb mul päris huvitav, sellepärast ma otsustasingi, et ma ikkagist hakkan uut videot tegema. Tuleb siuke busy nädal ja siis ma tahaks teid kaasa võtta. Täna pean minema viima Bemmi parandusse. Talle lekib õli siis alt ja me üritame seda müüa, nii et tahaks nagu, et kõik oleks ideaalkonditsioonis. Ma muidu olen ülisiuke ettevaatlik sõitja. Ja ma ei ole ühegi autoga kusagile otsa tagurdanud või mingit kriime teinud. Aga nüüd Bemmiga mul juhtus siuke asi, et ma sõitsin parklast välja ja seal oli nagu tasapind muutus ja Bemm on üpriski madal. Nii et ma lõin seal põhja päris korralikult ära ja Karl oli muga autos samal ajal. Karl ütles, et ei ole hullu, aga ma loodan, et sellest ei ole, et ma selle põhja ära lõin. Anyways, ma nüüd teen omale kiire hommikusöögi ja siis viime Bemmi ära. Unustasin veel mainida seda, et meie majakaaslane kolis välja, sellepärast ma siin lõbusalt vara hommikul kodust saan filmida, et ma ei häiri kedagi. See nädal on meil siis maja tühi ja järgmisest nädalast tuleb uus majakaaslane siis meile elama. Nii et see on ka üks põhjus, miks ma saan niimoodi mõnusalt siin filmida. Okei. Ma hakkan nüüd süüa tegema. Mul ei ole endal mingit kindlat automarki, mis mulle nagu meeldiks, aga Bemm oli minu esimene auto. Ja kuigi see oli vana, siis see jäi kuidagi mulle nagu, ma ei tea, hingele, siis oli tore nagu see auto, esimene auto, enda ostetud ja kõik. Ja sellepärast mul on kahju, et me seda Bemmi ka siin müüme. Aga mina pole sinna ühtegi senti alla pannud, mina ei saa seda otsustada. Karl tahab seda maha müüa. Sellega on hästi hea sõita. Ta on väike, ta on siuke visa, sellega on mugav parkida. Saab katuse maha võtta, kui tahad sõita suvel sooja ilmaga. On päris mõnus ausalt öeldes. See auto on juba siukses vanuses, et seal on istmed juba vanad. Kuna see katus käib sealt maha, siis istmed ilmselt on palju päikest saanud. Seest nagu mingisugused plastikud on Karl juba ära vahetanud, mis ilmselt on ka rabedad, siis sellest, et see päike on seda kuumutanud seal kogu aeg. Ja siis isegi kui sa need asjad ära vahetad, siis on ikka natuke siuke, võib-olla jääb endal ka kripeldama, kui sa oled oma raha sinna alla pannud. Breki valmis ja minek. Nii, ma olen Uberiga tagasi jõudnud koju ja teel koju helistas mulle vana ülemus, pakkus tööd. Ma tunnen, et need asjad praegu liiguvad ja mul ei ole lihtsalt aega ja ausalt öeldes ka tahtmist minna sinna tagasi. Eile oligi mul üks kõne. Potentsiaalselt saan teha sotsiaalmeediat ühele ettevõttele. See pole veel kindel. Täna lähen Kimbalile järgi õhtul selle jaoks, et homme siis minna loomakliinikusse filmima ja siis pärast loomakliinikut on mul filmimine ühes Balkani pubis ja neljapäeval on mul siis filmimine kohvikus ja reedel aitan ma ühte tüdrukut, kellel on vaja sotsiaalmeedia jaoks teha klippe. Nii et tuleb siuke busy nädal ja samal ajal ma üritan siis kõike seda filmida ja ma ei ole kindel, kuidas ma seda teen, sest ma filmin kaameraga kliendi jaoks, ehk siis ma pean teist kaamerat kasutama siis vlogimiseks, ehk siis vaatab, kuidas see läheb. Ja pluss selle kõige juures on mul vaja Margaret Riveri video ära filmida, mis siin samas kaameras praegu on. Nii et jah, ja mul on üks mõte enda Instagrami, ma tahan ühe uue video teha. Selle võib-olla ma pean lükkama järgmisesse nädalasse. Aga jah, täna on mul vaja siis meal prep valmis teha, et nädala toidud on vaja valmis teha.
ja pluss on vaja nipet-näpet kodus ära koristada ja riided ära pesta, mis me Margareti veres kasutasime. Nii et jah. Ma teen kanavrappe, ma grillisin kana juba ära ja tükeldasin ära. Ma panin siukse kastme sisse selle, see on tegelikult Karli retsept. Ja siis sinna läheb veel lisaks juurde tomat, kurk, sibul, spinat ja riivitud juust ja siis vrapin lihtsalt sinna ära. Siis on hea nagu kaasa võtta. Õhtusöögiks ma teen siis, siin on siuksed vardad, nagu grillvardad siis ja siin on veiseliha, midagi teistsugust ja ma keetsin kartuli ära. Kartulist ma teen siukse külmsalati, et ma segan külma kartuli, hapukoore, tilli ja rohelise sibulaga kokku ja siis ongi kõik valmis. Et lihtsalt siuke lihtne õhtusöök ja ma käisin Kimbalil ka järgi. See tuleb siukses selles kastis on ja siin sees on siis kõik vajalikud asjad. Nii et see on mul ka homseks valmis ja nüüd tuleb lihtsalt see kaamera laadima panna ja siis ongi kõik olemas. Mul on siis esimene läbi, 4 tundi siis seal loomakliinikus ja ma tulin siis koju, ma panen oma akud laadima ja siis õhtul juba lähen edasi järgmisele filmimisele sisse pubisse. Tõmbasin oma klipid kliinikust arvutisse ja vaatan kiirelt üle, kuidas need jäid siin. Igaks juhuks, et siis on süda rahul, et kõik klipid on arvutis ja nüüd, kui ma lähen järgmisele filmimisele, siis on mälukaart tühi ja ma olen valmis uuesti alustama. You can just talk to me as well. You don't have to look in the camera. Yeah. That's better. Yeah. So my first question is... Nii, kell on 7 õhtul ja ma sain sealt pubist siis kaasa pildistamisest üle jäänud steigi. Ja ma nüüd söön selle ära ja pakin oma asjad lahti uuesti, panen kõik laadima ja siis homme jälle. Tere hommikust! Kell on 6 läbi ja täna siis lähme kohvikusse filmima. Ma teen omale hommikusöögi, söön ära. Ma pean veel asjad kokku pakkima ja siis sõidame välja. Ja ma pean siis täna erinevates asukohtades käima. Ma loodan, et ma jõuan kuskil 4 kohvikut läbi käia, kuna ma pean sõitma ka ühest teise. Ja siis kell 1 ma pean saama inimestega kokku neile auto andma. Ja võib-olla, ma ei ole kindel, võib-olla ma lähen pärast seda veel kohvikusse edasi. Ma vaatan, kuidas ma jõuan ja
kas jätkub aega selle jaoks piisavalt kaua, sest et kohvik läheb kinni 3-st, ehk siis võib-olla ma saan ühe pigistada veel sinna lõppu. No vaatame, ma teen oma hommikusöögi ära, joon kohvi ja siis hakkame liikuma. No nii, see on minu kott siin. Mul on siin 2 objektiivi, mikrofon, siis mul on selle action kaamera akud siin, üks lisavalgus, mis on mulle päris palju abi toonud, erinevad juhtmed. Nüüd ma võtangi laadimast selle ära ja võtan selle ka kaasa igaks juhuks. Äkki läheb vaja. Kuna täna on pikk päev jälle, siis on hea, kui on kaasas. Vist ära ei ole statiivi vaja. Ma jätan statiivi koju. Siis ma laadisin selle gimbali aku täis. Selle siia. Ja siin on ka kõik olemas. Okei. Nii, need asjad on olemas. Rendiautole leping ja võtmed. Ma ei pea pärast kodust läbi tulema. Mazda võtmed. Mazda. Mersu võtmed. Kusagil kotis. No nii, ma olen esimeses asukohas kohal. Ülesanne on lihtne, ma pean lihtsalt kohviku asukohta nagu filmima, milline ta välja näeb ja siis lihtsalt nagu seda atmosfääri ja siis ongi olemas. Et ma pean esimese asjana panema endal gimbali valmis. Pärast kui gimbal on valmis seatud, siis ma ei pea seda enam lahti võtma, et järgmises asukohas ma saan ta lihtsalt lukku panna ja siis järgmisse kohta viia. Ehk siis see esimene koht võtabki natuke kauem aega, kuni ma selle kõik valmis sätin, aga pärast on juba siuke lihtne. Ma arvan, et mul on tänaseks küll. Mu käed on väsinud sellest hoidmisest, sest see on suht raske ja ma viin selle gimbali nüüd tagasi, ma olengi siin rendis. Siis lähen koju ja tõmban kõik klipid uuesti arvutisse, kaamera laadima ja homme hommikul siis uuesti. I think that's... shit, sorry. Okei, täna on reede, viimane filmimispäev ja ausalt öeldes mul on juba nagu siuke ärevus peal, sellepärast et tavaliselt ma olen niimoodi teinud, et kui ma filmin, siis ma kohe töötlen selle ära, et ma ei hakka uut asjad filmima, aga jah, kuna mul on mitu päeva järjest need olnud need filmimised, siis mul on arvutis mitu folderit, kus on kõik need klipid seal ootavad töötlemist ja jah, aga järgmine nädal ma jõuan seda kõike teha. Nüüd ma pakingi asjad kokku. Ma tegelikult ei ole 2 päeva trennis käinud ja tänane filmimine lükkus natukene hilisemaks, nii et ma sain hommikul trennis käia ja see aitas mul kohe nagu natuke sellele ärevusele nii-öelda maandada seda. See on väga oluline asi, mida ei tohi kunagi maha unustada. Muidu on pekkis. Ma ütlen sulle, et ma vlogin
ma vlogin, ma sind otseselt nagu väga peale jätta, ma lihtsalt vlogin seda, et mul on töönädal ja siis you know. Kas oled tähele pannud, kui sa hakkad vlogima, siis su hääletoon muudab? Jaa, võib-olla. Esiteks ei tohi ropendada. Ma olen siukene, mul õelapsed vaatavad, siis ma ei tohi ropendada, onju. Ma pean olema siuke natuke nagu viisakam, onju. Nagu heake, vaata. Mul on inglise keelega kohe mingi toon kõrgemaks, mingi nii. No sellepärast, et me oleme vaatanud seda Hi guys, today I'm gonna show you how to use the ma ei pannud autot lukku, tead või? Ma sul on aus püksid. Sorry, ma olen pannud auto lukku. Miks? Sulle jah, ei ole niikuinii siit näha. Jaa, kui ma seisnud niimoodi, siis see... Nii kinnustuse tegema ikka. Läks täitsa välja. Pane see sinna ülesse, kui välja läks. Ei saa minna sealt välja. Vaata, ei saa siit. Kuidas siit sai välja minna, ütle mulle. Kuidas ta läks läbi kivi või? Hei! Kus ta oli?